Kui keegi minult küsib, et kus Eesti piirkonnas elavad kõige patriootikumad inimesed, siis vastaksin kindlalt Ida-Virumaal. Hoolimata kõigest, mis selle aasta jooksul on toimunud eesotsas pärgviiruse kriisiga, läks Narva muuseumil hästi. Ja selleks on päris mitmeid põhjusi. Nii see, et me saime valmis oma projektiga, kuid kõige enam mõjutas meid ilmselgelt Ida-Viru turismiklastri kevadkampaania. See on täiesti geniaalne idee, kuidas raskel ajal kohalike turismiettevõtjad toetuseks kokku tuua. See kevadkampaania tuletas taaskord kõigile meelde, et Narva ja Ida-Viru üldse on just nimelt see koht, kuhu tulla. Ida-Virumaal kasvasid siseturistide ööbimiste arvud võrreldes mullusega 39%. Kõnetas mind isegi kahes võtmes, et üks asi, et kutsuda sõpru ja sugulasi külla, aga teine mõte, mis mul tekkis, oli see, et milleks ise sel aastal puhkuse ajal kusagile Võrumaale, Pärnusse või Saaremaale sõita, kui tegelikult on meil kõik siin Ida-Virumaal endal olemas, et selleks ei pea üldse kusagile sõitma. Meie kampaania, vaatamata lühikesele ettevalmistusajale, osutus igati edukaks just tänu meie kohalikule patriotismile ja klastripartneri toetusele. Tähtsat rolli mängis ka kohalike omavalitsuste ja kohaliku meedia aktiivsus. Üks õigel ajal tehtud kampaania võib maksta kätte täiesti positiivses plaanis.